Tere hommikust siit Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskusest. Hästi suur rõõm ja natukene ärevus on seda tundi teha, et ma üleliia sageli kooli ei satu rääkima ja iga kord, kui see juhus tuleb, siis teen seda hästi suure rõõmuga ja tõesti nii, nagu ütlesin, ärevusega. Et on väga tähenduslik, et me oleme siin Tallinna Ülikoolis täna. Eile ja täna toimub siin üle-euroopaline Eesti eesistumise kõige suurem hariduskonverents ja teemaks on muutused õppimises ja õpetamises. Et kui me tänase loengu teema on milleks meile kool ja see lõpeb sellega, et mis Eesti koolis ka muutub või mis võiks muutuda, et siis täna see arutelu just Euroopa tasandil on siin käimas. Ja mul on selline lihtne ülesanne. Kevadel tagasi kooli kogus üle Eesti koolide kõikidest koolidest ei vastatud, aga kõigil oli võimalus küsimusi, mida õpilased tahaksid teada ja 190 küsimust tuli kooli kohta, kooli vajalikkuse kohta ja ma siis püüan nendele küsimustele, mitte küll kõigile, aga vähemasti osadele täna vastata. Ja kõik see kokku võiks anda võib-olla natukene või ütleme, mitte lõplikku vastust kindlasti sellele küsimusele, mis on põhiküsimus, milleks meile kool, aga ma loodan, et ta nii-öelda ühest teisest otsast seda küsimust aitab ka vastata. Ja enda kohta nii palju, et mina igal hommikul ärkan üles ja minu tööks on see, et analüüsida seda, mis on Eesti koolis hästi, mis on halvasti ja mis võiks paremaks muutuda, et töötan siis haridusministeeriumi analüüsiosakonnas. Aga lähme siis teema juurde. Et need on need 5 küsimust, millest juttu tuleb, on vajalikkus, kooli vajalikkus, siis erinevate ainete vajalikkus, siis kooli rõõm, siis sellised korralduslikud kooli ajaga seotud küsimused, motivatsiooni küsimused ja lõpuks siis, nagu oli juttu, siis tulevik. Et mõned näited nendest küsimustest, mis siis õpilased saatsid, võib-olla te tunnete nendes küsimustes ise ennast ära või olete võib-olla isegi ise mõne küsimuse esitanud. Et hästi palju küsimusi oli see, et miks mõnda ainet on nii palju ja hästi palju küsimusi oli selle kohta, et miks mõnda ainet on nii vähe, et miks on muusikat nii palju ja miks on kunsti nii vähe, on siin see üldistus. Ja muud sellised nii-öelda sellega seotud üldisemad küsimused, et miks me õpime asju, mida meil ei ole vaja. Vähem oli see teema, et miks me saame nii toredasti palju matemaatikat õppida, ütleme, selliseid küsimusi oli vähem. Aga need vastused vajalikkusele on see, et mul oli hästi hea meel, et need küsimused tulid sellisena, sest et see tähenduslikkuse otsimine, miks ma midagi õpin, et see on ülioluline, sellepärast, et kui me õpime asju ilma aru saamata, miks meil seda vaja on, siis need ilmselgelt on oluliselt pinnapealsem õppimine, et ma lihtsalt õpin ära asju sellepärast, et saada indeks 5. Et selles mõttes, et see motivatsioon ei ole ainult selle koha peal, et selles mõttes oli mul väga nagu hea meel, et need küsimused tulid. Et te otsite tähenduslikkust. See tähenduslikkuse leidmine on keerukam küsimus ja ilmselgelt ei ole siin see, et me õpime hinnete pärast, me õpime tuleviku töö pärast, me õpime selleks, et olla paremad kodanikud, me õpime selle pärast, et olla paremad lapsevanemad, me õpime selleks, et olla valmis uusi asju õppima. Et neid nii-öelda põhjusi, miks õppida on väga palju. Ja kui teil tekib see küsimus, et miks just seda ainet on vaja, siis et ütleme, et õppekava on üks selline dokument, ma ei tea, kas te olete kunagi seda lugenud või isegi kuulnud sellest, aga riik on põhikoolis ja gümnaasiumis siis kokku leppinud ja see on üks väga raske kokkulepe, sellepärast, et ei usu, kui palju inimesi pöördub haridusministeeriumisse ja ütleb, et meie õpilased ei ole piisavalt ettevõtlikud, tehke neile ettevõtlikkuse aine. Meie õpilased ei ole piisavalt teadlikud riigi julgeolekust, tehke neile üks aine juurde. Et tegelikult see surve, nii-öelda, mida praegused kodanikud, tulevased töötajad ja ühiskonna ülesehitajad, eks ole, meie tulevik, et mida nad kõik teadma peaksid, et see surve on tohutu, et nii-öelda selles, et mida täna õpilased peavad õppima, on mõnes mõttes kokkuleppe väga erinevate osapoolte vahel ja see on see parim teadmine, mis täna täiskasvanutel on. Nüüd küsimus on alati muidugi selles, et kui palju õpilased ise saavad selles kaasa rääkida, ja see parim teadmine on selles mõttes, et mida me täna teame, mida seni on vaja olnud ja see vaade ka tulevikku, et on alati püüdu arvestada ka seda, et millised on need tulevikutööd ja milleks on vaja ümber õppida võib-olla. Et kui me väga kitsalt täna näeme ja nendes küsimustes peegeldus see, et kui ma juba täna tean, et ma seda muusikat ei vaja, et siis miks ma ikkagi pean seda õppima. Et ses mõttes on siin nagu üks mõtlemise koht on see,
et tegelikult täna mitte keegi ei tea, mis on need tulevikutööd, mis on need töökohad üldse, mis on 20 aasta pärast olemas, et kui mina olin 8. klassis ja mulle kõigil õpilastel paluti kirjutada kirjand teemal, et minu tulevikutöö, siis mina kirjutasin kirjandi sellest, kuidas mina olen maapoemüüja, sest et minu põhiline motivatsioon oli see, et ma tahtsin elada maal ja siis ma kujutasin ette, et ma lüpsjaks ei taha hakata, ma arvasin, et õpetajatööd ma võib-olla ka ei taha või ei oska teha, aga vaat maapoemüüja tahaksin olla. Ja kui ma oleksin sellel hetkel otsustanud, et ma siis nagu saangi maapoemüüjaks ja õpin ainult neid asju, mida on selles ametis vaja, siis ma ilmselgelt oleks väga palju teid endale kinni pannud. Ma ei julge täna väita, et ma 10 aasta pärast ei ole maapoemüüja, kuigi seda maapoodi kahjuks, mille müüjaks ma kujutasin ennast hakkavat, ei ole üldse olemas. Aga jah, et selles mõttes see teadmine, mis on 4., 5., 6., 9., 8. klassis sellest oma tulevikuvisioonist, et ei pruugi olla see, mis tegelikult realiseerub ja need töökohad, mis tegelikult siis olemas on, kui te tööd tegema hakkate. Ja võib-olla ka see, et sellise üldisema teadmisena, et mida varem piirata oma valikud ära erinevate ainete ja teadmiste vahel, et siis seda kitsam on see tulevikuvaade ja ka riigi tasandil on tegelikult näidatud seda, et on riike, kus õpilased valivad nii-öelda kutsesuuna või sellise akadeemilisema suuna juba kuskil 10, 11, 12 aastaselt. Ja pilt on selles, et nende õpilaste teadmised hiljem on kehvemad keskmiselt. Eesti kool on selline, kus kõik õpivad tegelikult koos kuni 9. klassini ja siis hakatakse valima, et mida rohkem, mida vähem. Ja tänased uuringud näitavad, et see on olnud väga hea valik, et meie õpilased on tõesti maailma tipus oma teadmistega ja selle üheks põhjuseks on see, et me väga vara ei lase inimestel öelda, et mul seda asja ei ole vaja, kui ta tegelikult võib-olla veel lõpuni ei tea, kas tal on seda vaja. Et see vajalikkuse teema on tähtis, on vaja enda motiveerimiseks leida see vastus, miks ma õpin, aga see vastus ei ole kindlasti ainult see, et ma täna näen, et ma 10 aasta pärast selles ametis ei tööta. Et neid põhjuseid õppimiseks on hästi erinevaid, sealhulgas tõesti ka see, et õppida mingeid asju selleks, et õppida uusi asju. Teine teema, millega seoses tuli palju küsimusi, oli koolirõõm ja koolistress ja mida teha selleks, et õpilased oleksid rõõmsamad ja kuidas kooli kiusamisest lahti saada. Ja mis ma julgen öelda on see, et see on ka oluline teema, hästi oluline teema ja kui ma mõtlen selle peale, et Eesti kool on tugev ja ta tõesti on väga hea kool, et siis koolirõõm ei ole võib-olla see kõige tugevam osa Eesti koolist, et siin on kindlasti võimalus areneda. Ja mis on võib-olla nagu oluline teada teile on see, et riik on seadnud selle hästi selgelt nii-öelda olulisesse fookusesse. Meil on sellel aastal katsetame 100 koolis sellist õpilaste, õpetajatega lapsevanemate rahulolu küsitlust ja järgmise aastal see tuleb kõikidesse koolidesse ühel viisil. Küsime siis 4., 8. ja 11. klassi õpilasi ja seda hakkab olema igal aastal, et kui te täna olete 6. klassis, siis te saate vastata 2 aasta pärast, aga te saate sellele vastata. Ja muidugi see vastamine on üks, aga et küsimus on see, et mis siis nagu juhtuma hakkab nende tulemustega ja mõte on siis see, et see tagasiside läheb kõikidesse koolidesse ja erinevate arendusprojektide käigus saab siis ühest küljest kool vaadata, et mis on temal halvasti ja kus on need koolid, kus on mingi teemaga paremini, üksteiselt õppida, kindlasti ülikoolide innovatsioonikeskuste abiga õppida. Ja ütleme, kui vaadata õpilaste rahulolu, siis on 3 asja, mida tasub võib-olla ka ende puhul ja võib-olla ka õpetaja, kes täna on tõenäoliselt ka seal klassiruumis, võib mõelda, et mis on need 3 asja, mis nii õpetaja kui õpilase rahulolu aitavad tagada. Üks on see, et kas või väikesed võimalused valida. Et kui ma ei saa valida seda, et ma muusikat üldse ei õpi, siis võiks olla võimalik valida, et kas ma klassi ees laulan või ei laula või et kui on mingisugused asjad, mida kindlasti peab ära õppima, siis need õppimise viisid või hindamise viisid võib-olla võiksid olla erinevad ja arvestada seda, et lapsed on erinevad. Siis teine on selline seotuse ja kuuluvustunde vajadus, et see näitab seda, et see suhete tähtsus, et kedagi ei jäetaks kõrvale. Kõik see kiusamise teema, mis oli ka küsimustes esindatud, et kas on üldse võimalik koolikiusamisest lahti saada. Mina julgen öelda, et kas just lõpuni, aga väga selgelt on võimalik vähendada koolikiusamist, et kui täna meil on iga 5. laps ütleb, et ta on kogenud koolikiusamist, mis on uskumatult suur. Iga 5. laps, vaadake enda ümber ringi. Teid on klassis võib-olla 25 tükki. 5 last ütleb. Võib-olla ta ei ütle seda otse teile, ei julge seda tunnistada, võib-olla isegi ise endale, aga et kui küsida nende käest, siis iga 5. laps, palju riike, võtame siit kõrvalt Soome,
see arv on 2 korda väiksem. Et see on see nagu võimalus meil kindlasti areneda, et kas see nagu täiesti välja juurida, tõenäoliselt on see keeruline. Aga see seotuse ja kuuluvustunde tähtsus siis teisest küljest ja kolmandaks on hästi oluline see tunne, et ma tulen toime. Mis ei tähenda seda, et asjad peavad olema lihtsad, vaid see tähendab seda, et see hüpe, mida mult nõutakse, ei tohi olla üle jõu käiv. Et ei tohi olla seda tunnet, et ma sellega üldse hakkama ei saa, et ma pean selle suutma siis teha kas väikesteks sammudeks, mul peab olema võimalus küsida tuge, et kui see on mulle raske teema, et see ei tähenda seda, et ma ei pea pingutama, vaid see tähendab, et see põhimõtteliselt ma tunnetan, et ma saan sellega hakkama. Et need asjad on need, mis aitavad koolirõõmu toetada ja uurime ja mina väga loodan, et on üks põhimõte, selline lihtne põhimõte, et mida mõõdad, seda saad. Et hinded on näiteks üks selline väide, et kui me hindame mingeid asju, siis seda me saame, sellepärast seda me väärtustame, et sellega, et rahulolu mõõtmisega esmakordselt üleriiklikult, alates lasteaiast kuni kõrgkoolini välja, et me ütleme riigina, et see on väga oluline teema. Ja mida me mõõdame, seda me loodame ka saada siis. Kolmas teema oli palju küsimusi seotud korralduse ja kooliajaga, et miks on tunnid nii pikad, miks on suvevaheaega ainult 3 kuud, miks ei ole kooli ees mänguväljakut, miks ei ole rohkem tunde õues. Enne kui ma selle ajateema juurde lähen, siis mina küsiksin ka seda 3. ja 4. küsimust, miks ei ole mänguväljakut ja miks ei ole tunde rohkem õues ja mina arvan, et küsige oma õpetaja käest ja küsige oma õppealajuhataja käest, et need on need asjad, mida võiks teha ja keegi, ütleme, seda ei keela, et kindlasti on mingid praktilised põhjused, aga aeg-ajalt kool teeb investeeringuid mingitesse asjadesse ja siin võiks küsida õpilaste käest, et kas te tahate koridori seinad ära remontida või te tahaksite kooli õue mänguväljakut saada ja mina arvan, et seda võiks arvestada. et need küsimused kindlasti võiksid olla see, et koha peal leida see lahendus, aga õppetundide pikkuse ja suvevaheaja pikkuse, siis ma julgen öelda, et vist nii pikka suvevaheaega kui Eestis, ma arvan, et on 1-2 riiki maailmas veel, kus on 3 kuud. Enamikes riikides on see umbes 6 nädalat. Et selles mõttes alati võib olla pikem, aga ma arvan, et selle üle võiks olla rõõmus. Ma näitan ühte joonist, see on üks kribukrabu joonis, aga siin peal on 2 asja. Usun, et enamus teist teavad, mis asi on X-telg. X-teljel on õpilaste oskused ja teadmised loodusteadustes mõõdetud siis selle rahvusvahelise suure õpilaste uuringu PISA järgi, kus osaleb täna umbes 80 riiki ja mille järgi me teame, et Eesti õpilased on Euroopas parimad loodusteadustes ja maailmas umbes 3.-4. kohal. Et väga-väga head tulemused. Ja teisel teljel, vabandust, ma ajasin nüüd sassi, X-telg on see, mis on horisontaalne, eks ole. Et X-teljel on siis tegelikult kooli või õppimisele kulutatud aeg või kooliaasta pikkus ja üleval on, või sellel Y-teljel on siis on see loodusteaduste tulemus. Eesti on näidatud selle punase noolega siin selle kõigi 80 riigi hulgas. Et nagu te näete, siis meil on väga head tulemused ja meil kulutame selleks nii-öelda koolipäeva mõttes vähem aega kui keskmiselt, kui vaadata õppimisele kulutatud aega tervikuna, et see koolipäev pluss kodutöö, et siis on see umbes keskmine maailmas. Et me keskmise nii-öelda ajakuluga saavutame tipptulemuse. Et see on super hästi. Kui siit vaadata natuke vasakule, siis on veel riike, kus lapsed õpivad natuke vähem näiteks nagu, ja saavad sama häid tulemusi, näiteks nagu Jaapan ja Soome. Et neilt võiks võib-olla midagi õppida, aga ütleme, et ülejäänud 80 riigilt on siin suhteliselt vähe õppida, et nad kas õpivad oluliselt kauem ja saavutavad kehvemad tulemused või siis õpivad sama kaua, aga saavad või õpivad oluliselt vähem ja ei saavuta paremaid tulemusi. Aga selles mõttes on huvitav siin, et tõesti, et ei ole sellist seost, et mida kauem alati õppida, et seda paremad tulemused on, et see seos siin on isegi nõrgalt negatiivne. Aga nii nagu siin slaidil on ka kirjas, siis et Eesti koolinädal ja kooliaasta on tegelikult keskelt läbi lühem kui mujal, aga kodutöid me teeme enam-vähem keskmiselt. Et kui nagu kooli poolt vaadata millelegi, et mida saaks lühemaks teha, siis võib-olla püüda selles suunas, et kodutöid oleks vähem. 4. teema on motivatsioon. Palju küsimusi oli seotud hinnetega, miks on vajalik hindeid saada, miks peab nii palju õppima ja miks isa ja ema tahavad, et ma õpiksin. Et natukene puutusime seoses selle vajalikkuse teemaga, aga siin on ilmselgelt see küsimus, et see samamoodi nagu tähenduslikkus, et see motivatsioon peab olemas olema. Kas see motivatsioon on väline, selles mõttes, et hinded või isa, ema. Minul on kodus üks 4. klassis käiv laps, kes õpib
puhtalt sellepärast, et meeldida õpetajale ja isale-emale. Ja see on väga lihtne, täiskasvanute seisukohast väga lihtne motivatsioon. Et sa lihtsalt pead teda kiitma, kui ta õpib ja tunnustama selle eest ja tema õpib, sellepärast et tema tahab meeldida teistele või olulistele teistele siis. Kas see on nagu hea motivatsioon, on omaette küsimus ja kas sellega nagu elu lõpuni välja veab, mina väga kahtlen ja mina üritan seda motivatsiooni kõigutada ja öelda, et sa pead tegelikult ise aru saama, eks ole, mis sulle huvitav on ja mida sa tahad õppida. Minu teine laps, kes just lõpetas gümnaasiumi, tema õppis puhtalt hinnete pärast. Tema õppis kõikidele 5 ja ma ütlesin talle, et sa ei pea õppima, ta ei olnud selle juures õnnelik, aga ta ütles, et ma ei saa õppida vähem, kui on maksimum, mida on võimalik saavutada. Ja ta õppis ja õppiski kõigile 5 kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Ja teda ma veensin selles, et sa ei pea kõikides ainetes 5 saama. Et kui sulle ei meeldi, kui sa ei ole seejuures ise õnnelik, kui see ei huvita sind, siis sa võid mõnda asja teha 3. Ma ei tea, kas teil on ka vanemaid kodus, kes sellist veenmistaktikat rakendavad, aga reeglina on, eks ole, vastupidi, vanemad ütlevad, et ei tohi 3 saada, aga lastel on erinev motivatsioon. Aga see motivatsioon on tähtis, et tuleb leida, et kas see on hinded, on need lapsevanemad, on see ise enda huvi, on see, et näide minu arust söömisest on ka hea, et kui vanemad veenavad, et tuleb proovida, ma ei tea, keeduporgandit või kapsast või mida iganes, ja see vastus on see, et mulle ei meeldi. Siis mina ütlen oma lastele, et kui sa oled 1 korra maitsnud ja sulle ei meeldi, siis see ei ole piisav, sa pead maitsma 2. ja 3. korda ka ja võib-olla aasta pärast uuesti katsetama, võib-olla sulle hakkab meeldima. Et kui sa täna ütled, et see muusika või mingisugune asi sulle ei meeldi, siis võib-olla on selle õppimine vajalik ka selleks, et aru saada, et see on see asi, millega sa tulevikus tegeleda ei taha, aga võib-olla, kui sa aasta pärast uuesti katsetad, võib-olla sulle hakkab see meeldima. Et see ja mõned asjad hakkavad meeldima siis, kui sa tead sellest piisavalt. Et seda fenomeni olen ma ise kindlasti kogenud, et kui sa mõnesse teemasse süvened, sa saad sellest targemaks, sul tekib, kuidas öelda, selline tarkus ja mõnes mõttes ka ekspertiis, sa võid nagu teisi õpetada sellel teemal, siis see hakkab sulle meeldima juba sellepärast, et sa tunned, et sa oled selles hea. Et on täiesti selliseid motivatsioone ka, et mõned asjad hakkavad meeldima nii, et mida rohkem sa seda õpid, seda rohkem see sulle meeldib. Nii, aga viimane teema, tulevik, et mis see tulevik toob ja siin olid sellised küsimused, et milline on Eesti kool 100 aasta pärast, kui teaks, oleks väga hea. Ja miks Eesti haridussüsteemi üldse ei uuendata, et miks meid piinatakse tühja tähjaga. Ma arvan, et küsige oma õpetajatelt, et ma arvan, et õpetajad ütlevad, et miks meil on nii palju uuendusi, miks meil kogu aeg tehakse uusi asju ja muudetakse midagi. Aga mis ma julgen öelda, et viimasel 15 aastal on tegelikult uuendused olnud, et võib-olla te kõike ei ole ise suutnud kogeda, lihtsalt võib-olla see aeg, mis te olete koolis käinud, ei ole nii pikk olnud. Et see, mis on õppekavas ja mida peetakse oluliseks, näiteks sellised teemad, mis 10 aastat tagasi veel ei peetud oluliseks nagu läbivad teemad, olgu need siis näiteks meediakirjaoskus või tehnoloogiaoskused või ka sellised kultuuriteemad või ka koostööoskused, et need on need asjad, mis on tulnud, uued asjad, mis on tulnud kooli. Neid ei olnud seal 15 aastat tagasi ja neid ei peetud tähtsaks. Kujundav hindamine, ma ei tea, kui paljud teist on kokku puutunud sellega, et hindeid üldse ei panda, et antaksegi suulist või kirjalikku kirjeldavat tagasisidet selle kohta, kuidas teil läheb. Et see on täiesti uus teema, kõik digiga seotud asjad on uued, selline kaasav haridus, et rohkem neid lapsi, keda varem pandi võib-olla eraldi kooli või erikooli, tulevad tavakooli, et see on uus. Ja Eesti kooli suur tugevus on hästi kogenud õpetajad, et meil on keskmine õpetaja on koolis olnud üle 20 aasta ja see on ühest küljest kindlasti pluss, või see on väga-väga suur pluss, et see on kindlasti Eesti kooli suur tugevus, aga teisest küljest on see ka võib-olla see, et kui on mingid asjad väga hästi 20 aastat toiminud, siis on raske veenda inimesi, et mingeid asju tuleks teha teisiti. Ma hüppan siit mõnest asjast üle ja näitan kõige lõpus, kõige viimane slaid, et enne kui teie küsimuste juurde jõuame, on selline pilt. See on see viis, kuidas me oleme erinevate ülikoolide ja ministeeriumiga kokku leppinud, et mis on see suund, kuhu Eesti kool liigub. Ja selle asja nimi on muutuv õpikäsitus, ehk me tahaksime, et see viis, kuidas õppimine ja õpetamine toimub ja see arusaam sellest, et miks me õpime ja õpetamine muutuks,
Siin vasakul on 4 noolt, mis ütlevad, et miks need muutused peavad toimuma, siin võiks olla ka eraldi nool selle kohta, et õpilased tahavad, et kool oleks teistsugune, aga põhimõtteliselt see läheb sinna ühiskondlike muutuste alla. Nagu te näete, siin selle joonise keskel on õppija areng, ehk see, et õppija areneks ja oleks õnnelik, rõõmus selle juures, on kõige keskele seatud ja kogu maailm tiirleb nii-öelda selle ümber, et selleks peab muutuma koolikultuur ja 5 noolt siin paremal pool ütlevad seda, miks me kõike seda teeme. Aga mul on vist nüüd aeg otsas ja ma eeldan, et meil on mõned küsimused, et see on ütleme, et see on see joonis, mida nii õpetajad kui õpilased, ma arvan, et hakkavad tulevikus palju nägema ja need muutused, mis koolis hakkavad toimuma, hakkavad selle pildi järgi toimuma. Aga aitäh praegu ja kui on küsimusi, siis vastan nendele hea meelega. Et mina olen Kelly Tagasikooli meeskonnast ja mina olen teiega praegu siin vestelnud ja hoidnud küsimustel silma peal, et mõned küsimused on. Esimene küsimus on tegelikult minult endalt, et ma küsin sellise küsimuse, et miks ma siis ei võiks koolis teha poppi? Poppi teha? Koolis muutuda? Hästi formaalne vastus on see, et koolis käimine on Eestis kohustuslik. Ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult enamikes või kõikides arenenud riikides on koolis käimine kohustuslik. Koolist poppi tegemine ja hilinemine on tegelikult üks meie probleeme, et meil tehakse seda rohkem kui teistes riikides ja see on selgelt seotud kehvemate tulemustega. Et õppimise juures nagu ühest küljest on jube oluline see distsipliini küsimus, nii enesedistsipliini küsimus see, et ma lähen hoolimata sellest, et ma kohe praegu täna ei viitsi ja õpin ja osalen selles protsessis, et selles mõttes see nii-öelda poppi tegemine või ka tõesti nagu nii-öelda süstemaatiline hilinemine on see esimene märk sellest, et ma ei ole suutnud mõnes mõttes tegeleda selle nii-öelda distsipliini küsimusega iseendaga, et see osalemine on nagu üks, aga lihtsalt see, et ma tõesti teen seda järjepidevalt, et ükskõik milles, et selleks, et saada milleski väga heaks, tuleb teha 10 000 tundi tööd, et see on selline ja kui sa 1 tunni puudud, siis kunagi hiljem tuleb see tund tagasi teha. 10 000. Yeah. 10 000 tundi tööd, et saada milleski väga heaks. Nii, aga järgmine küsimus on siis, puudutab võib-olla selliseid alles kooli tulnud inimesi, et õpetajad siis, et miks on noori õpetajaid Eesti koolides nii vähe? Kas on üldse vähe? On vähe. Eesti õpetajad on ühed vanimad taas arenenud riikidega võrreldes, ja 30-aastaseid õpetajaid on Eestis kuskil alla 30-aastaseid või 30-aastaseid on siis kuskil 10% ja see on ka täiesti riiklik eesmärk, et meil noori õpetajaid tuleks juurde. Põhjuseid, miks neid vähe on tõeliselt palju, et üks nendest on see, et õpetajaks õppimine ei ole täna populaarne. Kui põhikooli lõpus küsida, kui paljud teist tahavad õpetajaks saada, siis umbes 2% täna tahab ja neid võiks olla oluliselt rohkem, et see oleks väga-väga vahva. Ja ma arvan, et te näete võib-olla rohkem seda õpetajatöö rasket poolt ja seetõttu ei taheta nii palju õpetajaks saada, aga tegelikult seal on nagu nii palju ägedat, toredat, tasuvat selles mõttes, et õpilaste tänu ja tarkuse mõttes tasuvat. Et noored ei taha õpetajaks saada ja tõenäoliselt ka põhjus on selles, et kui vaadata, mis viimasel 20 aastal on juhtunud, siis õpilaste arv on tegelikult hästi kiiresti kukkunud. Et lihtsalt sündimus 90-ndatel oli nii madal, mis tähendab seda, et õpetajate arv õpilaste kohta on tegelikult täna väga suur, et Eestis on iga õpetaja kohta umbes 12 õpilast ja seda on nii-öelda vähem kui väga paljudes riikides, nii et kokkuvõttes on tõenäoliselt see taju, et õpetajaid on juba täna väga palju, et uusi õpetajaid ei ole vaja, mis ei ole tegelikult õige, on küll vaja. Ehk siis me võiksime anda soovituse, et noored minge kooli, minge õpetajaks. Aga ma võib-olla võtan siin, kuna meil on ajast natukene üle läinud, et palun väga vabandust, ma loodan, et ei ole hullu. Et viimane kiire küsimus, et 1-2 nippi, kuidas siis olla sellel kooliaastal rõõmus. Ja ma ise ka on siit kaadrist ära, et saad siis lõpetada selle tunni kenasti ära selle hea soovitusega. No ma arvan, et need samad küsimused, millest täna juttu oli, et leidke see tähendus oma õppimisele, miks te õpite, et see ei pea olema alati see, et ma ei näe oma töökohta tulevikus selles, et see tähendus võib olla milleski muus, võib-olla ema-isa saavad õnnelikuks, võib-olla ma saan hea hinde,
võib-olla see on tulevane töö, võib-olla see tähendab seda, et mul on mõnda teist ainet lihtsam õppida. See võib olla ka see, et ma saan teada, et ma seda asja kindlasti ei taha õppida. Et see põhjus peab olema, et see tähenduslikkuse teema on tähtis. Siis kui tekib selline tunne, et on lootusetus ja ei saa hakkama ja üldse ei saa aru, siis tuleb võtta aeg maha, öelda seda vanematele, öelda seda õpetajatele ja astuda kas või samm tagasi ja teha see asi endale selgeks, sellepärast et kui see lootusetus tekib, et ei saa üldse aru, siis mingit võimalust nii-öelda rõõmus olla või sellest õppimist nautida või sellest ka kasu saada või see on väga väike. Ja kolmas on see, et hoidke enda kaaslasi ja vaadake, kui te märkate kiusamist, siis mis on kiusamise juures tegelikult kõige tähtsam on see, et teised sekkuvad. Kui on vähegi võimalus sekkuda ja kui te näete, sest tegelikult on leitud, et ainult 5% kiusamisi märkavad õpetajad, sest see kiusamine ei toimu õpetajate silma all, aga teised õpilased näevad, et sekkuge sellesse, looge häid suhteid, hoidke neid häid suhteid, et see on kindlasti üks kooli rõõmu alus. Ilusat päeva teile, ilusat kooliaastat, aitäh kuulamast!